olen Laaneotsa Annela ja ma olen kirjutanud raamatu Minu Setomaa. Lähen nüüd kirjakeelele üle ja räägin teile sellest, et kuidas oleks kena Setomaal ringi käia. Et nagu te ilmselt teate, siis Seto-Leelo kuulub UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja, mis tähendab seda, et kui te tulete Setomaale, siis te satute väga erilisse kultuuripiirkonda ja teil on olla privileeg Seto kultuuri sees. Et kuidas sellest Seto kultuurist siis kõige paremini osa saada? Loomulikult, kui te olete seda raamatut lugenud, siis te mõtlete, et millal võiks tulla ja millal oleks hea aeg tulla. Mina vastan, et hea aeg tulla on tegelikult kogu aasta läbi. Et selge on see, et suvel on meil Setomaal rohkem suuri sündmuseid. Näiteks erinevate külade kirmased, Seto postipäev, siis Seto folk, Setode kõige suurem ühine kokkusaamine siinpool kontrolljoont Seto kuningriigipäev, kus me valime Setomaale ülemsootskat ja kuningriigi meistreid. Aga samal ajal on hästi tore tulla just ka sellisele vaiksemal hooajal, kus Setodel on teiega rohkem aega suhelda. Aga igal juhul ma soovitan väärtustada seda privileegi, et teil on õnn sellises kultuuripiirkonnas liikuda. Kirmastel vaadake, kuidas Setod ise käituvad ja olge samamoodi. Kui te tahate päris rohkem Seto kultuuri sisse pääseda, siis ma soovitan teil esimese võimalusena leida üks Seto sõber, kes teid võtab kaasa erinevatele sündmustele. Loomulikult Visit Setomaa lehelt te saate leida endale ka näiteks kas või personaalse giidi, kes teid juhatab erinevate sündmusteni. Aga julgustuseks ütlen kõikidele, nagu te ilmselt ise olete ka kogenud, kes te ka Setomaal käinud olete, et Setod on väga külalisrahke rahvas. Me oleme õnnelikud külaliste üle, kes meie juurde tulevad meie kultuurist osa saama ja võtame alati kõiki inimesi rõõmuga vastu. Nii et näeme Setomaal aasta ringi.